Kuigi Eestis pole siiani toimunud õnnetusi, millega kaasneks suur hulk kannatanuid ning keskkonna ulatuslik ohtlike ainetega saastumine, sunnib globaliseeruv maailm ka Euroopa Liidu ja NATO liikmesriiki Eestit olema sellisteks intsidentideks valmis. Maailmas on viimastel aastakümnetel toimunud arvukalt erinevaid terrorirünnakuid ja õnnetusi, mille käigus on inimesi ja keskkonda kahjustanud nii ohtlikud kemikaalid, radioaktiivne saaste kui nakkusohtlikud ained. Rahvusvaheline lühend CBRN tuleb sõnade chemical, biological, radioactive ja nuclear esitähtedest ja seda kasutatakse enamasti terrorirünnakule või selle ohule viitamiseks. Päästesündmuse algfaasis on CBRN õnnetust raske ära tunda, kuid ohu õigeaegne tuvastamine ja asjakohane reageerimine võib päästa sadade inimeste elu. CBRN sündmusele võivad viidata varasemad ähvardused, plahvatus, suur hulk kannatanuid või rünnak sensitiivse objekti vastu, milleks võib olla näiteks riigiasutus, ühiskondlik hoone või avalik üritus. Eriti tähtsad on esimesena sündmusele reageeriva teenistuse tegevused, milleks on sündmuse liigi täpsustamine, lisaressursside vajaduse määramine ja ohutusmeetmete rakendamine sündmuse kiireks ja ohutuks likvideerimiseks. CBRN sündmuse avastamise korral peavad esmased reageerijad koheselt informeerima teisi sündmusele reageerivaid ametkondi ja kõrgemaid juhtimistasandeid ning alustama ohuala määratlemisega. Tavaliselt reageerivad esmaselt CBRN sündmustele politsei, pääste, kiirabi ja kaitsepolitsei. Esimesena sündmuskohale saabunud teenistuse ülesandeks on informatsiooni edastamine häirekeskusele. Info peab sisaldama täpsustatud andmeid sündmuse asukoha kohta ehk koordinaate, aadressi ja lähenemisteed, samuti kannatanute ja hukkunute arvu. Edastada tuleb sündmuse olustiku lühikirjeldus ehk kas on varisemisohtlikke konstruktsioone, lekkeid, võimalikke lõhkematerjale või muud sellist, mis võiks kujutada ohtu reageerijatele. Kui on näha ohtlike ainete tähistusi, siis tuleb anda teada, millised need on. Samuti tuleb teavitada, kui palju on sündmuse lahendamiseks vaja lisaressursse ning anda teada võimaliku saastunud ala suurus ehk määrata esmane ohuala. Teiste reageerivate ressursside jaoks on vaja määrata tehnika ohutu kogunemispunkt ja informeerida sellest häirekeskust. Päästesündmuse lahendamiseks peab päästetöö juht valima sündmusele sobiva juurdesõidutee, jälgides tuule suunda, kuna ohtlike ainete aurud võivad tuulega laiali kanduda. Tehnika ja inimressursi koordineeritud ja optimaalseks kasutamiseks tuleb määrata tehnika kogunemispunkt sündmuskohta viival juurdesõiduteel, mis jääb sündmuse turvaalasse. Esmase ohuala määramisel tuleb arvestada ohtliku aine omaduste, kontsentratsiooni ning kogusega, samuti maastiku, tuulesuuna ja teiste ilmastikutingimustega. Peale esmase ohuala määramist tuleb see tähistada ja võimalusel piirata. Vajadusel tuleb ohuala liigitada punaseks ehk kuumaks ja kollaseks ehk soojaks alaks. Selline liigitus võimaldab eraldada ala, kus ohtlik aine sündmuse alguses on ja kuhu see sündmuse lahendamise käigus kandub ning kuna saasteärastus viiakse läbi kollases alas, saab sellest ohuala osa. Kui õnnetusel on tegemist kergesti lenduva ohtliku kemikaaliga, peab päästetöö juht kaaluma vajadust määrata sündmusest alla tuult hoiatusala. Samuti peab sündmuse päästetöö juht määrama ohuala sees keeluala, juhul kui puudub kaitsevarustus seal valitseva ohu kõrvaldamiseks. Päästesündmusest parema ülevaate saamiseks ja info andmiseks teistele ametkondadele peab päästetöö juht või tema poolt määratud isik visandama sündmuskoha skeemi. See on metanool ja siin oli nüüd see propaanivagun. See on siin. Kõigil sündmusele reageerinud jõududel tuleb pidevalt jätkata ohtude hindamist, märgata muutusi ja reageerida nendele.
plaan 1, duubel 1.